Seekord me ei ole mitte enda stuudios, vaid BFM-is Popgalal, aga sellest hiljem. Täna saates. Kuidas suhtute kutseharidusse üldiselt? Mis see on üldse? Mis või kes on teleoperaator? Et kui hästi läheb, siis saab mõnda firmasse tööle, kes võtavad palgale, aga enamasti ei võeta. See oli kuidagi nii masendav lõpp. Aga ministeerium on meil juba kätestanud nõuded juba 2024. aasta augustist peavad põhikooli järgses õppes olevad õpetajad olema kas eesti emakeelega või valdama eesti keelt vähemalt tasemel C1. Tänases saates on fookuses Polutehnikum, kutsekool, kus saab omada mitmeid erialasid. Sellega seoses uurime inimeste üldist arvamust kutsekoolidest. No ütleme niimoodi, et minul isiklikult on positiivne arvamus kutsekoolide kohta, aga mulle tundub välise keskkonna jaoks on kutsekool alahinnatud. Aga minu eest kutsekool ikkagi annab nagu väga palju teadmisi võib-olla, mis ei saaks nagu ülikoolis kätte. Et just teist sorti nagu teadmisi. Ja kutsekool on väga hea koht, kus saada nii keskkooliharidust kui ka tehnilisi teadmisi, et asuda kohe tööle. Need on väga head võimalusi annavad õppimiseks. No väga hea, mul käin ise ka kutsekoolis. Ja mis kutsekoolis täpsemalt? Tallinna Ehituskool. Ja mis erialal? Elektrik, sisetööde elektrik täpselt. Jaa, täpselt niimoodi, et ma olen õppinud Tartu kutsekoolis nii IT-valdkonda kui ka ehitust. Ja praegu õpin Tallinna Polutehnicumis. Ja mis erialal? Multimeedia. Just selles samas koolis saab õppida ka teleoperaatori ametit. Nagu mainitud, oleme BFM-i galal Poob, olen saanud 2 Polutehnikumi teleoperaatorit kätte. Mis on teie roll siin galal? Tere! Minu roll on siin galal filmida saadet, mis läheb siis galale lisaklippidena eetrisse. Tere! Ja mina olen üks operaatoritest, kes siis filmib põhisaalis ja minu roll on siis filmida publikut. Kui me nüüd küsime üldisemalt, siis mis või kes on teleoperaator? Teleoperaator on sisuliselt kaameramees või kaameranaine, kelle kõige tähtsam ülesanne on, ütleme, et edastada pilti inimestele otse koju. Kui ma pole varem üldse kaamerat käes hoidnud, ise filmi teinud, siis kas see on takistus, kui ma nüüd tahan õppima tulla? Ma leian, et see ei ole probleem. Selles suhtes, et sa võid olla kes iganes, tulla kust iganes. See ei oma absoluutselt mitte mingisugust tähtsust. Kõige tähtsam on, et sinu sees on see väike soovi, see pisik. Sa tunned, et midagi on su elust puudu ja sa mõtled, et võib-olla just see visuaalne pool peaks olema see. Ma olen sellega väga nõus ja kindlasti inimene, kes tahab selles valdkonnas hakata ennast arendama, et see on kindlasti väga hea esimene samm, mida teha. Nüüd lõpetuseks ma küsin, kui palju või kas üldse on teil mingisuguseid suuri projektitöid ka, et peate mingi tiimi kokku panema ja midagi nagu looma koos? Ja tooge näiteid. Üks esimene hea näide võib-olla ongi see, et kui me tegime muusikavideo, siis ma nüüd ei tea, kui suur see projekt oleks küll, aga põhimõtteliselt meil oli 4 meeskond, 2 näitlejad, 2 kaamerameest. Ja selles suhtes ta oli üks esimesi kogemusi selle ala peal, et just see koostöö. Ja muidugi jah, suurtemates projektides olen osalenud väljaspool koolitöid ja et kõike tuleb ette. Jaa, et kohe mitmes aines olidki sellised projektid, kus me pidime tiimi kokku panema ja midagi koos tegema, et minule jääb meelde reklaamvideo loomine, et me tegime ühele brändile, mis pärast kasutaski seda oma sotsiaalmeedias ja minu meelest on nagu see väga tore, et kui nagu koolitöös saab midagi nagu kasulikku ka ja sealt kindlasti tuli selline hea emotsioon sellest koostööst. Aitäh, vabandust, üks küsimus. Küsi. Kui operaator oleks loom, mis loom ta oleks? Tohib ma küsin teie käest? Te võite küsida ka minu käest, aga... No... Mina olen Sten ja õppisin Tallinna Polutehnicumis teleoperaatoriks. Mina olen Jürgen ja õppisin teleoperaatoriks. Mina olen Indrek ja ma õppisin Tallinna Polutehnicumis teleoperaatoriks. Mina olen Tarvo ja ma õpin Polutehnicumis teleoperaatoriks. Mina olen Maria ja mina õpin ka teleoperaatoriks.
mina olen Evelina ja ma õppisin sel aastal TPT-s teleoperaatoriks. Tere, mina olen Johannes ja ma õppisin Tallinna Polütehnikumiks teleoperaatoriks. Kaelkirjak, et meenutab statiivi. Ma arvan, et teleoperaator oleks laiskloom, sest et võtetel tuleb palju ootamist ja tegelikult laisklemist vähemalt teleoperaatoril, sest et sa ootad kõigi teiste järgi, kuniks hakkavad toimuma võtted ja siis läks 15 minutiks, sa oled full tähelepanu ja poweri peal. Laiskloom. Ma arvan, et Gecko. Ta peab väga erinevates tingimustes hakkama saama ja ta väga armastab tehisvalgust. Operaator on ka väga tihti tehisvalguses. Minul kuidagi kohe seostus kassiga, kuidas kassid niimoodi vaatlevad maailma ümberringi ja võtavad seda aega ja see natukene nagu meenutab teleoperaatori tööd ka, et sa pead olema nagu väga hea vaatleja. Ma arvan, et kui operaator oleks loom, siis ta oleks kotkas, sest et operaator peab olema alati selge silm, pilt fookuses ja kiire reageerima. Mina arvan, et teleoperaator peaks olema natukene nagu kaelkirjak, et sul on niisugused nunnud kõrvad, mis panevad tähele, mis ümber toimub, siis sul on pikk kael, mida võib näha näiteks statiivina ja see peakene seal otsas on nagu kaamera, mis ka jälle, kui kõrvad on nagu signaali üles leidnud, siis see kaamera ja silmad nagu filmivad üles ja hästi nunnu ja tark ja osav. Siis ta oleks tiiger, sest ta peab olema kiire. Sain teada, et lisaks koolitundidele on vaja läbida ka praktika ja seda päris palju. Kui raske on leida praktika kohta? Nii ja naa, et minul õnnestus saada praktika alles suve lõppu, ma lähen ühele filmifestivalile ülekannet tegema, aga samal ajal kui endal ei õnnestu leida, siis kooli poolt on selline koostöösuhe Balti Filmi- ja Meediakooliga, kus nädalas päris mitmeid võimalusi on tulla siia stuudiosse või isegi vahel välivõttele või üritusele ja operaatorina käsi külge panna. Kui mina lähen teleoperaatoriks õppima ja pean ka praktikat läbima, siis kas ma olen piiratud telestuudio tööga või saan ma ka filmivõtete poole vaadata? Seda tuleb küll öelda, et film ja tele on erinevad maailmad, aga tõsi, kuna vahel need inimesed kattuvad, kes käivad, teevad valgust või heli või muid asju, siis minul näiteks on õnnestunud olla ka filmivõtte juures operaatori assistent, aga see ei ole kindlasti nagu reegel, et pigem sõltub hästi palju endast. Kui nüüd meil kool on lõppemas või juba lõppenud, siis mida endast see tööalane tulevik ette kujutab? Kas teil hakkab olema projektipõhine elu? Suurem osa küll ikka, jah. Et kui hästi läheb, siis saab mõnda firmasse tööle, kes võtavad palga alla. Aga enamasti ei võeta. See oli kuidagi nii masendav lõpp. Ma ei tea, kas ma saan tööle, aga enamasti. Muidu sõidan taksot ja vahepeal proovin ikka kaamera taha ka saada. Evelina, on sul midagi lisada? Me elame maailmas, kus tegelikult üha vähem on neid inimesi, kes teevad ühte tööd. Et tõsi, on olemas sellised palgatööd, kuhu sa hommikul lähed, õhtul tuled, kord kuus saad oma tšeki, aga operaatori töö kindlasti ei ole üks nendest. Et meile ka mingis etapis siin õppes öeldi, et tasub nagu oma seda karjääri planeerida niimoodi, et sul on kõrval mõni töö või mõni muu projekt, mis sulle samuti sissetuleku tagab. Ja näiteks minu puhul ma oma selle portfelli, kust mu leib lauale tuleb, panen kokku sedasi, et ma tegelen turundusega, korraldamisega ja operaatoritööga ja võib-olla mõne aja pärast tuleb sinna hoopis veel midagi muud juurde. Nii et ilmselt, kui sa tuled operaatoriks õppima, on hea arvestada sellega, et jah, tõsi, nagu mu kolleeg Indrek ütles, et see palgaoperaatoreid on Eestis väga vähe, need on enamasti ETV-s, aga kõik ülejäänud on vabakutselised, ehk siis sa pead hakkama ettevõtjaks tegema omale registreerima OÜ või mõne muu ettevõtluskonto või ühesõnaga hakkama teenust pakkuma, et see on niisugune praktiline pool ja makse maksma ja majandusaasta aruandeid esitama, et see on selline osa, millega arvestada küll.
jõuame tagasi Polütehnikumi ja uurime direktorilt järgmise õppeaasta muutuste kohta. Millised on peamised väljakutsed, millega TBT silmitsi seisab järgmisel õppeaastal? Ma ütleksin, et kõige tähtsam on algaval õppeaastal jätkuv üleminek eestikeelsele õppele. Me peame tagama aastakümne lõpuks täieliku eestikeelse õppe kutsekeskhariduse õppekavadel, see on siis peale põhikooli. Aga ministeerium on meil juba kehtestanud nõuded juba 2024. aasta augustist peavad põhikooli järgses õppes olevad õpetajad olema kas eesti emakeelega või valdama eesti keelt vähemalt tasemel C1. Ja see ilmselgelt toob meile teatud erisusi ja muudatusi õpetajate tunnikoormuse jaotuses ja veelgi pingestab seda olukorda, kuidas ja kust leida meie õppesse tööle uusi pädevaid õpetajaid. Ja loomulikult teine igikeste mure on õpilaste puudumised, edasijõudmised ja õigeaegsed lõpetamised ja võitlemine väljalangevusega, aga see on päris iga aasta teema juba. Ametlik osa saatest on lõppenud. Nüüd näete Popgala telgitaguseid. Sellist pulli. Proovime seda, mis on see swipe transition, et ma lükkan käega, sa liigud kaasa ja siis pärast tuleme sellega tagasi. Seekord ei ole me aga, lähme nüüd juba kõndimise pealt, seekord aga me ei ole stuudios, me oleme hoopis BFM-is Popgalal, aga sellest räägime hiljem. Aga sellest hiljem. Aga sellest hiljem. Aga sellest hiljem. Seekord ei ole me mitte enda stuudios, vaid BFM-is Popgalal, aga sellest... Aga mis see küsimus oli? Seda saab välja lõigata. Saame. Õppesid on erinevaid. Kui ma ütleks, osad on kindlasti nagu mingid, ma ei tea, slow motion kasvavad lilled. Osad on reaalselt nagu, ma ei tea, nirk või mingi jää ja possum. Teleoperaatoril peaks olema hea huumorimeel. Kindlasti. Operaatori kunst on selline, et kas ujud välja või ei uju. Kui ei uju, siis oled monteerija. Kõik olema väga loomulik, lihtsalt. Hea flow peab olema. Oh joo, kattiga nüüd. Suured tänud, praeguseks kõik. Selle lõpu tõenäoliselt seda tänu kohta ma sinna ei pane. Ükstapuha kellest, ükskõik millest.